Eelmisel nädalal maksis elekter Eestis 15 korda rohkem kui Soomes. See ei ole isegi palju. On olnud perioode, kus hinnavahe ulatub mitmekümnekordseni. Ja seda olukorras, kus me ostame elektrit samalt börsilt. Kui Reformierakond aastal 2013 kaotas riikliku elektrihinna reguleerimise ja viis meid börsile, lubati meile, et konkurents langeb hindu. On möödunud 12 aastat ja hinnad on selle aja jooksul ainult tõusnud. Nord Pooli börsi analüüs näitab, et tegelikult ei eksisteeri seal mingit vaba konkurentsi. Küll aga on seal spekulandid, kes teenivad ülikasumeid, mängides elektrihindadega. Ainult 11% Nord Pooli börsitehingutest lõpeb reaalse elektri tarnimisega. Ülejäänud 89% on puhtalt spekulatiivsed tehingud. Elektritarbijad maksavad mitte ainult tarnitud kauba eest, vaid ka spekulandide kasumi kinni. Aga see pole veel kõik. On olemas ka vastus küsimusele, miks elekter muutub Soome lahe ületamisel mitu korda kallimaks. Osaliselt on see seotud ebapiisava ülekandevõimsusega, aga ainult osaliselt. Veel üks põhjus on see, et märkimisväärne osa hinnavahe kasumist panevad taskusse Eesti ettevõtte Eleringi ja selle Soome analoogi omanikud, need, kellele kuuluvad elektriülekandeliinid. Kõige küünilisem on see, et Eleringi omanik on Eesti riik. See tähendab, et meie oma riik teenib ülikasumeid selle pealt, et toimetab meie elektrit üle Soome lahe 70 kilomeetri otseteed. Kas on olemas väljapääs sellest paradoksaalsest olukorrast? Kindlasti on. Eesti peab loobuma mängust vabaturu reeglidega, mis tegelikult on spekulantide pärusmaa. Me peame naasma aasta 2013 olukorra juurde, kus varustasime end ise elektriga ja hindu reguleeris riik. Selleks on meil olemas vajalikud võimsused, kui remontida kõik meie elektrijaamade plokid. Meil on olemas ka põlevkiviressurss. CO2 kvootide kõrgete maksude probleem on lahendatav poliitilise tahtega. Selle asemel, et investeerida sadu miljoneid eurosid konkurentsivõimetu rohelise energia toetamiseks, peame neid vahendid suunama Narva elektrijaamade remonti. Ja juba aasta pärast on meil piisavalt elektrit mõistliku hinnaga. Aitäh!